Lugu sellest, kuidas limpapetitsioon.ee lehelt bänni sai. Kuidas relansseerida toodet, mida rahvas juba aastaid taga nõuab? Limpal pole olnud ühtegi sellist nädalat, kus keegi talt ei küsiks, millal hull õun tagasi tuleb. Selle probleemiga ei jaksanud Limpa enam päevagi tegeleda. Seega otsustas ta teha midagi ootamatut. Alustada protesti. Alguses oli protest tagasihoidlik. Limpa käis lihtsalt mööda tänavaid ringi oma plakatiga. See aga suurt mõju ei avaldanud. Seetõttu otsustas Limpa kasutusele võtta karmimad meetmed ja kaasata kogu Eesti rahva oma protesti. Limpa lõi avaliku petitsiooni petitsioon.ee keskkonnas, kus kutsus innukalt inimesi protestima tema enda emabrändi ehk A. Le Coq'i vastu. Limpa tegi A. Le Coq'iga diili, et kui ta saab nädalaga kokku 1500 allkirja, siis toob A. Le Coq hullu õuna tagasi müüki. Petitsioon ajas rahva tagajalgadele. Lõpuks ometi oli keegi neid kuulda võtnud ja neile toodi hõbekandikul ette koht, kus oma pahameelt avalikult väljendada. Petitsiooni jagati sotsiaalmeedias 100 kordi. Tavakodanike hulgas aitasid seda levitada ka mõjuisikud. Teema võeti otse loomulikult üles ka Redditis. Twitteris ütles üks isegi, et on nõus oma vasaku neeru panti panema, et seda maitset uuesti tunda. Eesti oma supermodell Harlet Kuusik kirjutas Limpale selle peale lausa New Yorgist. Rahvas oli hullumas ja Limpa kogus mõne päevaga kokku isegi üle 1500 allkirja. Lõpp hea, kõik hea ning hull õun maandus tagasi poelettidele. Mis oli aga kampaania tagajärg? Limpa sotsiaalmeediakanalid plahvatasid. Limpa postkast oli terve suve täiesti umbes. Esiteks sõnumitest, mis andsid teada, kust on hull õun parasjagu välja müüdud ja kus värskelt reestokitud. Teiseks lõpmatutest fännikirjadest. Üks fänn kirjutas joogi lansseerimise puhul laulu. Teine fänn tegi savist hullu õuna kõrvarõngad. Jälgijad jagasid suve jooksul üle 200 korra avalikult stoorides parimaid hinnadiile, maitseteste Ülla, mis siin on? See maitseb nagu lapsepõlv. Ja vihaseid pilte, kui hull õun oli poest otsas. Kusjuures fännipilte saabus nii Lätist kui ka Hollandist. Limpa sai isegi ühe pildi, kus hullu õuna tarbijaks oli kass. Lisaks kasutas drag queen Pilita jooki oma show elemendina ja jagas hullu õuna ka publikuga. Limpa viis ka ise uut jooki mõjuisikutele, mille tulemusena tuntud suunamudija Chris Boyce, kes varasemalt oli kuulutanud traditsioonilise limonaadi parimaks limsiks Eestis, oli sunnitud oma sõnu sööma ja tunnistama, et Eesti parim karastusjook on hoopis hull õun. Hull õun on definitely parem kui Coca või? Jaa, ta on jumal häristest, see on kõige parem limonaad. Kõige tipuks leidis Limpa kampaania veel ka meedias kõlapinda ja petitsioon.ee otsustas, et rohkem nad oma lehte kampaaniateks kasutada ei luba. Ei tea küll miks. Võib-olla neile ei meeldinud liigne traffic nende veebis. Aitäh, Limpa, et sa selle limonaadi tagasi tõid, aga nüüd järgmisena on vaja kriisimaasikas tagasi tuua.